Hea siin näha, kuidas sul läheb. Mul läheb suurepäraselt, kuidas sul endal. Aitäh! Donald Trump saatis täna Kiievisse oma inimesed delikaatseteks läbirääkimisteks Patriot õhutõrjerakettide müügi üle ning samuti selleks, et arutada rahuläbirääkimiste taaselustamist venelastega. Ametlikult teatas Zelenski vaid, et kohtus täna Kiievis endise Trumpi eriesindaja Kit Kelloggiga. Osapooled arutasid Venemaa rünnakute tugevnemist ja kaitset enda vastu, sealhulgas Patriot rakettide müügi võimalust ning Ukraina ballistiliste rakettide arendamist. Ja samal päeval saabus Kiievisse ka Saksamaa välisminister, kes arutas seda teemat samuti Ukraina ametnikega. Kit Kellogg ise külastas mitte ainult Kiievit, vaid ka Odessat, et oma silmaga näha venelaste poolt sadama infrastruktuurile tekitatud purustusi. Kuid mitteametlikult kõlavad hoopis teised versioonid Kit Kelloggi visiidi tegelikest põhjustest. Näiteks see, et Kellogg lahkus Venemaaga peetavate läbirääkimiste suunalt juba eelmisel aastal, kuid ta ei pruugi olla lahkunud Ukraina omast. Ja veel, et pärast Steve Witkoffi läbikukkumist võivad Donald Trumpi inimesed panustada alternatiivsetele läbirääkijatele, sest peagi on oodata just sellesama Witkoffi ja Jared Kushneri visiiti Moskvasse. Ja kui ka seekord on tulemus 0, tuleb midagi muuta. Või siis saabus Kit Kellogg lihtsalt Kiievisse, et näidata Valge Maja solidaarsust Ukrainaga vahetult enne iseseisvuspäeva. Üldiselt arutame, mis tegelikult toimub, milleks ja miks Kit Kellogg täna Kiievisse saabus. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole meeldib kuskil vaatamise käigus ja kindlasti jätke oma kommentaar selle video alla. See on väga oluline selle ruumi jaoks, tellige YouTube'i kanal, et mitte jääda videost ilma. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas täna, tsiteerin, kohtusin kindral Kit Kelloggiga, kes saabus Odessas Kiievisse, et osaleda meie veteranide foorumil. Tänan selle austuse eest Ukraina sõdurite vastu, kes kaitsevad Ukrainat ja kogu euroatlantilist ruumi iga päev äärmiselt rasketes tingimustes. Zelenski rääkis, et arutas koos Kelloggiga Venemaa rünnakute tugevnemist taristu ja tsiviilisikute vastu ning rõhutas, et peamine prioriteet on õhutõrje. Eelkõige rääkis Ukraina president Ukraina ja Euroopa tööst omaenda antiballistilise süsteemi loomisel. Kuid märkis, et ilma Patriot raketitõrjesüsteemi rakettideta sel talvel hakkama ei saa. Seetõttu on riik valmis neid Ameerika Ühendriikidelt ostma. Ta ütles, et abi pole vaja, müüge meile need raketid. Siinkohal märgin, et samal päeval saabus Kiievisse ka Saksamaa välisminister Jogan Vadeful. Ta teatas, et Saksamaa peab aktiivselt läbirääkimisi Euroopa liitlaste ja Ameerika Ühendriikidega, et aidata Ukrainat just Patriot õhutõrjesüsteemide rakettidega. Edasi tema tsitaat. See on otsustav küsimus Euroopa tuleviku jaoks, millega see sõda lõpeb. See peab lõppema nii, et valitseks õiguse ülimuslikkus, mitte džungliseadus. Nagu näete, ei pea venelasi metsikuteks mitte ainult mina, vaid isegi Saksamaa välisminister. Siin ma ei hakka siin ette ruttama. Me arutame seda teemat teiega veel eraldi saates sellel YouTube'i kanalil. Aga siin ütlen, et täna eraldab Saksamaa just rakettrelvastusele 12 miljardit eurot. Lisaks on Saksamaa alustanud läbirääkimisi rakettide ostmiseks 2-3 tootjast, kelle arendusi Berliin plaanib kasutada uue kaubmaarelvastuse arsenali loomiseks. Nagu Saksamaa kaitseministeeriumi dokumentides selgub, on jutt rakettidest. Anthem, Ameerika-Iisraeli idufirma, Pars raketid, nimetamata Ukraina ettevõte ja Flamingo raketid, taas Flamingo, Ukraina ettevõte Firepoint. Saksamaa loodab saada juba järgmisel aastal kvalifitseerimiseks 2-3 valitud süsteemi esimesed näidised ning valmistab ette raamlepinguid nende hilisemaks seeria tootmiseks. Uus odav tiibrakett peaks saama osaks Saksamaa kaugmaarelvastuse programmist ning selle tarned vägedesse on plaanis alustada juba 2027 aastal. Dokumentides iseloomustatakse seda kui kulutõhusat ja eelkõige masstootmiseks sobivat relva, mida plaanitakse kasutada samaaegselt kallimate rakettidega. Aga arutame seda teemat juba järgmises saates põhjalikumalt.
Räägime nüüd siiski sellest, miks ja milleks endine Trumpi erisaadik Keith Kellogg saabus Kiievisse. Aga kõigepealt natuke tausta. Juba 2025 aastal. Nagu Ameerika meedia kirjutas, Vladimir Putin tegelikult isiklikult valis läbirääkijaid Ameerika Ühendriikide poolt ja lükkas tagasi Keith Kelloggi kandidatuuri, pidades teda liiga Ukraina-meelseks. Ja Trump nõustus siis Putiniga ning eemaldas Keith Kelloggi sellelt ametikohalt. Tema asemel panustas Kreml Steven Witkofile, Trumpi kauaaegsele golfipartnerile, kes külastas 2025 aastal Venemaad 6 korda, kuid ei käinud kordagi Ukrainas. Samal ajal lahkus Keith Kellogg formaalselt erisaadiku kohalt juba eelmise aasta lõpus. Kuid mitteametliku versiooni kohaselt lahkus ta pettumuse tõttu selles, kuidas tema kolleegid Trumpi administratsioonis lasid end Venemaa trikkidest mõjutada. Keith Kelloggi tänase visiidi ametlik raamistik Kiievis on osalemine palvus hommikusöögil ja Ukraina iseseisvuspäeva tseremooniatel. Kuid selle taga peitub midagi enamat ja kohe märgin, et Ameerika ametnike andmetel lükkas Vladimir Putin Keith Kelloggi tagasi just läbirääkijana Moskvaga. Aga Keith Kellogg võis jääda isikuks, kes vastutab USA suhete eest just Kiieviga. Steven Witkoff ja Jared Kushner said kanaliks just Kremliga, kuid see ei tähenda, et Washington oleks üldse lõpetanud Ukraina küsimustega tegelemise. Lihtsalt see funktsioon võis jääda just Keith Kelloggi kanda. Aga Witkoff jääbki saadikuks Moskvasse ja nagu näeme, ei kipu ta eriti Kiievisse. Kuid siin peitub midagi palju huvitavamat. Oodatud Steven Witkoffi ja Jared Kushneri visiit Moskvasse ei ole siiani kinnitatud. Eelmisel päeval teatas Putini abi Ušakov, tsiteerin, praegu pole midagi plaanis. Põhimõtteliselt on selline visiit võimalik, aga mitte rohkem. Venelased kinnitavad, et arvestades kaugmaalöökide vahetamist Venemaa ja Ukraina territooriumil pole praegu üldse õige aeg läbirääkimisteks. Aga selle mõtlesid venelased ise välja. Ja nüüd selgub, et samal ajal kui Vene läbirääkimiste suund takerdub ja ripub määramatuses, Washington saadab Kiievisse just selle isiku, kelle Moskva ise lükkas tagasi kui liiga Ukraina-meelse, et arutada konkreetset sõjalist abi. Seda võib tõlgendada kui signaali, et kui läbirääkimiste suund Steven Witkovi kaudu ei liigu edasi, Ukraina toetus jätkub ja seda arutatakse otse, sõltumata sellest, kas Witkov tuleb Moskvasse või mitte. See tähendab, et Kelloggi visiit näeb välja nii. See on sümboolne põhjus, nimelt Ukraina iseseisvuse aastapäev. Andis mugava formaalse ajendi visiidiks, mille sisuks on õhutõrje ja ballistiliste rakettide arutelu. Investeeringute ja sadamate turvalisuse arutelu täidab Ukraina toetamise funktsiooni. Just sel hetkel, kui paralleelne läbirääkimiskanal Moskvaga Steven Witkovi kaudu on ripakil. See tähendab, et Keith Kellogg on just see isik, kes võib esile astuda. Mitte see, kes taaselustab läbirääkimisi, vaid vastupidi. Püüab aru saada, mida on vaja anda Kiievile selleks, et Kiiev oleks tugevdatud ega annaks Moskvale võimalust sõjakäiku muuta, et minna läbirääkimistele paremas positsioonis. Siin ma panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage like jätta. Ja veel, sõbrad, tahtsin teilt, tellijatelt küsida, kuidas teie arvate? Kas peaksin tagasi minema lühemate formaatide juurde või jätkama selliste 15–20 minutiliste saadetega? Või peaksin ikkagi sagedamini tegema lühikesi saateid? Üks uudis, lühike analüüs, ainult faktid ja liigume edasi. Kirjutage kommentaaridesse oma arvamus. Sellega ongi kõik, hoidke end. Kõigile head aega!